Tühistamine. Laika, kosmonaut Laika. Tühistamine. Laika, lambakoera poeg, kes ei olnud memmepoeg, ega mingi soerd, ega sülekoer, oli ausameelne koer. Nõrgemaid alati ta kaitses, õiglus nõnda hästi maitses. Oli valge vares omaenda tares, ilma asjata ei jaganud ta laike. Olid temalgi õde ja ka vend, kes samuti koeraks hüüdsid end. Isa polnud parm, aga üpris karm, sest Laikal oli lokkis karv. Tal oli enda arvamus, isal katkes kannatus. Ütles, ole vait, teised naersid vaid, aga Laika endale kindlaks jäi. Pika peale sai isa Laika sigadustet villand ja ta sõnas, vaata Laika, kui tublid kõik teised su ümber on. Vaata, kui kuulekad naabrid sul on. Endast ma ei räägigi. Ei, sinusugusel pole meie peres kohta. Mine minema, mine sinna Uhuudemaale. Ja Laika läks saba sirgu hea meelega nagu tinavile. Sõpradelt ta äkki plokke sai. Laika kõigest muigas vaid. Ei ta ajanud jama, lingikesi jagas, üldsegi ei murdunud ta vaim. YouTube'is tegi kanali, rääkis kõigest süda avali. Jälgijaid ta sai, neid juurde tuli vaid. Laikal oli super taip. Tormiline elu tõmbas Laika üha rohkem põnevasse maailma. Ta läks juba nii ülbeks, et näksas ministreid ja nende nõunikke. Ta hammustas üpriski valusalt, rebis nii mõnelgi maski eest. See oli teatud seltskonnale juba liig mis liig. Laika tühistatud sai, aga tema naeris vaid. Ei ta jäänud vait, nagu elav laip, tema mõtles suuremalt. Laika uued sõbrad sai, neid ühendas mingi kõrgem vaim. Oli valge vares omaenda tares, aga siiski õnnistuse sai. Ühel päeval oli kadunud ta konto, seepeale tegi teise konto. Nii populaarseks tema sai, oli kui paha vaim, nii paljudele närvidele käis. Laika, lambakoera poeg, kes ei olnud memmepoeg, ega mingi soerd, ega sülekoer, ega mitte ka verekoer, oli lihtsalt ausameelne koer.